Täna adusin, millised hingelised seedimishäired võivad tekkida sellest, kui vaadata järjest Facebooki postitusi. Lugeda järjest erinevaid lugusid, eri inimeste poolt kirjutatud sõnu. Üks lõpeb, teine algab. Üks räägib suremise julgusest, teine tuumarelvast, kolmas hambaarstist, neljas saledaks saamisest ja nii edasi. Facebook on nagu Rootsi laud. Aga oled sa Rootsi lauas söönud kõike koos ja korraga? Võtnud suude ja heeringat, selle peale ühe tordiampsu, siis lonksuke apelsinimahla, lusikatäis kalamarja, natuke piima, sealiha, vahukoort. Kujuta seda ette. Süda läheb pahaks, kui seda reaalsuses ette kujutada. Me teame hästi, kui kehv on füüsiline enesetunne, kui toit ei seedu, milline vaevus sellest kehale tekib. Aga sõnade toidu puhul me seda ei märka, sest see ei tekita vaevust füüsisele, vaid meie hingele, südamele. Kõik need võõrad emotsioonid, võõrad olukorrad, probleemid, vihased avaldused, rõõmuhüüded, sõnade lugude Rootsi laud. Aga oma hinge ja südamega meil head kontakti ei ole. Me tunneme probleemi alles siis, kui see on juba väga suureks paisunud. Sest me oskame näha väljapoole, aga pole harjunud vaatama enda sisse. Mõeldes Facebooki valimatule lugemisele võiks tuua veel mõne paralleeli. Näiteks ei tunne ma kedagi, kes loeks ühe lõigu Tõde ja õigust, seejärel koheselt lõigu Kalevipojast, siis lõigu Tuulest viidud raamatust ja nii edasi. Jätkuvalt, päevast päeva. Tervik läheb kaduma ja kokkuvõttes ei saa millestki aru. Või kui toimuks samasugune hüplev tegutsemine looduses. 2 minutit sajaks vihma, seepeale 3 minutit paistaks kõrvetav päike, millele järgneks kohe ööpimedus 5 minutiks, järsku peale seda keskpäeva valgus. Kuidas see meile meeldiks? Igasugune killustatus tekitab ärevust, neurootilisust, usaldamatust, kaost. Me märkame, kui see toimub materiaalsel tasandil. Kui aga see toimub sõnadega ehk mittemateriaalsel tasandil, vaimsel tasandil, energeetilisel tasandil, siis me seda ei näe. Mis oleks, kui järgmine kord Facebooki postitusi lugedes paneksid tähele ja tunnetaksid, kuidas see kõik sinu sisse imbub? Nagu toit. Sõna otseses mõttes. Lugu loo haaval. Erinevus erinevuse järgi. Katseta. Märka, kuidas see kõik voolab sinusse. Kuidas erinevate inimeste poolt üles tähendatud emotsioonid või mõttekonstruktsioonid sinusse hüppavad. Kuidas sa neelad sõnu läbi silmade. Kuidas need vajuvad alla ja mis sinu sees siis toimub. Me oleme kõige sööjad. Sööme sõnu, sööme olukordi, emotsioone, mõtteid. Samamoodi nagu sööme porgandit, juustu või leiba. Võta aega näha, et sa ei kugistaks. Väga raske on seedida valimatut toidukooslust, ka vaimsel tasandil. Sõnad ja mõtted on tuntud rahurikkujad. Teksti autor on Seda Randroo, Eesti meditatsioonikooli asutaja ja juht.